Elu kuvamise süsteem ingliismis. Võõra mõistusega elu ei tunne ja targemaks ei saa Wolf-Velimud. Meie iidsete esivanemate usk, ingliism, kuulub nii-öelda iidsete päikesekultuste hulka, mis on puhtad, valged ja vaimustatud, kus au antakse sellistele mõistetele nagu südametunnistus ja oma tarkade jumalate ning esivanemate austamine. Ingleism ei kuulu nende usundite hulka, mida saab vastu võtta ja siis leida huvitavam, parem, kasulikum usk või religioon, sinna üle minna. See on sama võimatu, nagu valida endale uus elu, ema või isa ja neist sündida. Ingleismist lahkumist on peetud reetmiseks, oma suguvõsa vanemate tagasilükkamiseks. See on sama võimatu, nagu näiteks valida endale uus elu, uus ema või uus isa ja neist sündida. Inglismist lahkumist igal ajal ja kõigi suure rassi perede seas peeti reetmiseks, lahtiütlemiseks oma iidsest perekonnast, oma vanematest ja esivanematest. Iga puu, mille juured on ära lõigatud, varem või hiljem närtsib ja sureb. Nii ka inimene, kes loobub esivanemate usust, vanematest, sugulastest ja kodumaast, jõuab hukatusse ja suguvõsa hävingusse. Inglism on lihtne usk valgetele, tuues harmoonia inimese, jumalate, looduse ja inimeste vahel. Valge inimese eesmärk on elu ise. Vaatamata oma näilisele keerukusele ja mitmekesisusele on inglism kõige kättesaadavam ja lihtsaim religioon kõigile valgetele inimestele, kuna see ei too harmooniat mitte ainult inimese ja taevajumalate olemasolusse, vaid ka harmooniasse loodusega ja harmooniasse inimkonnas. Inimsuhted. Valge mehe elu suur eesmärk on elu ise. Miks muuta inimelu põrguks, et pärast surma saavutada puhas varg? Ei oleks parem elada rõõmu ja armastuse nimel siin ja praegu, luues, mitte hävitades kõike enda ümber ja seejärel jätkata oma loovat elu kõrgemas, valguses maailmas. Iga elu mõte peitub just elus endas. Kas ei oleks parem elada rõõmu ja armastuse nimel praeguses, nähtavas maailmas, luues, mitte hävitades kõike enda ümber ja seejärel jätkata oma loovat elu kõrgemas, valguses maailmas? Iga elu mõte peitub just elus endas ja et mõista oma elu tähendust, peab inimene selle täielikult läbi elama ilma jääkideta, koos kõigi rõõmude ja muredega, kõigi saatuse pöördepunktidega, loovalt luues oma ja oma järeltulijate heaolu, vaimselt arenedes, tundma oma jumalate ja esivanemate iidset tarkust. Iidse tarkuse uurimise, ümbritseva maailma ja iseenda tundmise soov, kahjustamata kedagi, on lahutamatu joon inglismi järgijast. Inimene, kes elab iidse esivanemate usuga oma südames, mitte ei eksisteeri, et rahuldada oma madalaid instinktiivseid vajadusi. Mõista parem või hiljem, et ta on iidsete taevaste jumalate järeltulija, nende poeg ja lapselaps, mitte kellegi võõra jumala või teise inimese ori, nagu arvavad need, kes eksisteerivad oma instinktide tasemel. Elu kõigis väljendustes omab oma kordumatut ilu ja mitmekesisust. Elavad on päikese ja riila, kivid, puud, rohud, pilved, vesi, õhk, tuli, iseema niiske maa ja palju muud. Ja valge inimene peab nägema kogu seda suurepärast, säravat ilu. Ja kogu see elav mitmekesisus, et mõista end kui lahutamatut osa suurepärasest maailmast, mida nimetakse. Võõra mõistusega elu ei tunne ja targemaks ei saa, ütles vanasti Wolf-Velimud. Seetõttu peab iga rahvas arenema oma iidsete seaduste järgi, säilitades oma iidse maailmatunnetuse ideaalse puhtuse, mis ulatub sügavale minevikku. Kunagi ei tohi segada oma kodumaist kultuuri ja iidset maailmatunnetust teiste rahvaste kultuuridega, võõraste maailmatunnetuse vormidega. Teiste mittevalgete rahvaste kultuuri ja maailmatunnetuse uurimine ei tähenda sugugi, et valge inimene, kes õpib võõrast kultuuri ja traditsioone, peaks loobuma oma kodusest ja lähedasest kultuurist, taganema oma esivanemate usust ja omaks võtma sellise religioosse õpetuse, mille kohaselt juhivad kõiki tema loovaid tegusid mingid isikustatud ja amorfsed olendid. Kui teed midagi head, siis on see Jumala juhatus, aga kui teed vigu, siis on see kuradi mõjutus. Aga inimene ise ei ole justkui süüdi. Inimene ei ole marionett, mida juhivad kõik, kellele see meeldib, isegi kui need on jumalad. Inimene kannab ise vastutust kõigi oma tegude ja vigade eest, mida ta oma elus teeb, ning vastutab selle eest oma taevaste jumalate ja esivanemate ees.
Ja kõigi inimtegevuste juhiks peab alati olema ainult südametunnistus, sest südametunnistus on allutatud nii inimestele kui jumalatele. Elu on loodud mitte ainult elamiseks javi maailmas, vaid ka navi, slavi ja pravi maailmas. Elu on antud inimesele, et uurida end igakülgselt kui lahutamatut osa universumist. Ja universumi tundma õppimiseks kui lahutamatuks osaks endast. Samas peab inimene õppima loovat tööd, et saada loojaks, kes vastab oma suurtele esivanematele ja taevastele jumalatele. Tunnustades loovat elu ja vaimselt arenedes jõuab inimene varem või hiljem järeldusele, et koos eluga on tema kõige olulisem kaaslane surm, sest elu ja surm on kaks eksistentsivormi, kaks poolust ühel magnetil, mis ei eksisteeri looduses eraldi teineteisest. Need põhialused on olemas kõigis päikesekultustes. Nagu varem mainitud, olid slavoari rahvaste päikesekultused puhtad ja vaimustatud. Mõisted nagu südametunnistus, elu loodusega kooskõlas, esivanemate austamine, noorte ja vanade lugupidamine olid iga iidse rassi vaimse eksistentsi aluse. Inglismaa ei kuulu usundite hulka, mis muudavad järgijaid sõnatuiks orjadeks, hirmutades neid karistusega, et valitseda ja saada materiaalset kasu. Usundit ei saamaks võtta või tagasi lükata nagu religiooni või väljamõeldud kultust. Inglismaa ei kuulu nende usundite või religioonide hulka, mis püüavad oma järgijaid muuta sõnatuiks orjadeks, hirmutades neid maise ja surmajärgse karistusega, et valitseda nende üle ja saada sellest mingit materiaalset kasu. Usundit ei saamaks võtta või tagasi lükata erinevalt religioonist või väljamõeldud religioossest kultusest. Usund eksisteerib sõltumatult sellest, kas keegi on sellega nõus või mitte. Usund on iidne särav tarkus jumalatelt ja meie esivanematelt. Nii nagu ei saa muuta oma iidsete esivanemate eluviisi, ei saa ka muuta usku, kohandades seda kaasaegsete eluolude või mingite sotsiaalsete ja poliitiliste programmide järgi. Kuigi see võib tunduda keeruline ja arusaamatu, kuna kasutatakse iidseid kujundeid ja sümboolikat, on esivanemate iidne usk valgete inimeste jaoks kõige kergem ja lihtsam usund, sest valged inimesed pole veel täielikult kaotanud võimet mõelda ja väljendada oma mõtteid kujundlikult. Inimese elu mõtte, kes järgib esivanemate iidset usku, peitub just tema igapäevaelus. Ja et mõista oma elu mõtet, peab inimene tundma oma koduse iidse usu olemust, elama oma elu täielikult, koos kõigi rõõmude ja muredega. Loovalt luues oma heaolu, oma kodumaa, oma iidse usu nimel ja vaimselt arenedes, tundma iidset tarkust jumalatelt ja oma esivanematelt. Uurides säilinud iidseid tarkuse allikaid, slavoari vedasid, santiaid, saage, eteid, haratiidie. Mõistab inimene varem või hiljem, et elades vaid oma vajaduste rahuldamise nimel, märkamatult elu kõigis ilmingutes ja suursugust elurikkust maailmas, mida nimetatakse looduseks, ja kui sa kõik selle mõistad, muutud sa suure algustähega inimeseks. Teise inimese mõistusega elu ei mõista ja targemaks ei saa. Seetõttu peavad slavo ja aaria rahvad arenema vastavalt oma iidsetele seadustele, järgides oma kultuuri ja suguvõsa traditsioone, hoides puhtana oma maailmavaate ja usundisüsteeme, mitte järgides igasuguste head soovijate, erinevate pastorite ja vaimsete õpetajate nõuandeid, kes on ilmunud teadmata kust ja kutsub võõra usu paganusele. Inimene ei tohi loobuda oma kodusest ja lähedasest kultuurist, oma esivanemate vanast usust, oma ajaloost ja traditsioonidest, et järgida mingeid uusi suundi või õpetusi. Inimene peab looma ja tegema head oma usu, oma sugu, rahva ja kodumaa heaks. Ja samas peab olema valmis kaitsma oma sugu, oma rahvast, oma kodumaad ja usku igasuguste välistest või sisemistest ohtudest, järgides südamekutset ja südametunnistuse käsku, nagu meie jumalad ja esivanemad on meile õpetanud. Inimene peab uurima oma iidset kultuuri ja omapärast traditsiooni, iidset tarkust jumalatelt ja oma esivanematelt, mis on säilinud pühades tekstides, sügaval kujutuses ja mitmekesistes sümbolites. Meie esivanemate kõige iidsemad sümbolid olid päikesesümbolid või svastika sümbolid. Svastika sümbol on rist, mille otsad on kõverdatud, suunatud kas päripäeva või vastupäeva.
Svastilised sümbolid on tänapäeval tuntud ühe sõnaga svastika, mis on põhimõtteliselt vale, kuna igal svastilisel sümbolil oli itsetel aegadel oma nimi, kaitsev jõud ja kujundlik tähendus. Arheoloogiliste kaevamiste käigus on svastilised sümboolikaga leitud Euroopa ja Aasia rahvaste seas. Svastiline sümboolika tähistab valgust, päikest, elu ja heaolu. Venemaa on svastiliste märkide kasutamisel religioosse ja kultuurilise sümboli osa. Svastiline sümboolika esineb laialdaselt ornamentikas, olles valguse, päikese, elu ja heaolu märka. Arheoloogiliste kaevamiste andmetel on kõige rikkam ala svastiliste märkide kasutamisel kui religioosse ja kultuurilise sümboli osas Venemaa. See sümboolika hõlmab iidseid vene relvi, bännereid, rahvarõivaid, igapäevaseid esemeid, maju ja templeid. Edasi tuuakse välja kõige sagedamini kasutavad sümbolid. Tulekahjud. Püha tule sümbol altaril ja kodutulekolde juures kaitsev sümbol kõrgemate heade jumalate, kes kaitsevad elamuid ja templeid, samuti iidne tarkus jumalate, sest iidne slaaviarjuse vedade tarkus. Jumalik esindab igavest jõudu ja heade jumalate kaitset inimesele, kes on astunud vaimse arengu ja täiuslikkuse teele. Mandal, millel on kujutatud see sümbol, aitab inimesel mõista 4 põhielemendi vastastikust läbipõimumist ja ühtsust meie universumis. Bogatoar sümboliseerib pidevat kaitset taevastelt jumalatelt, kes annavad inimestele iidset tõelist tarkust ja õiglust. See sümbol on eriti austatud preestrite kaitsjate seas, kellele taevased jumalad on usaldanud kõrgeima kingituse, taevase tarkuse kaitsmise. Valküür on iidne kaitseese, mis kaitseb tarkust, õiglust, aadli ja au. See märk on eriti austatud sõdurite seas, kes kaitsevad oma kodumaad, oma iidset sugu ja vana usku. Preestrid kasutasid seda kaitsva sümbolina pühade okste säilitamiseks. Viidaman, preesterkaitsja sümbol, kes hoiab suure rassi iidset tarkust, sest selles tarkuses säilivad kogukondade traditsioonid, suhete kultuur, mälestus esivanematest ja jumalatest, kes kaitsevad sugu. Viidara, preesterkaitsja sümbol iidse usu esivanematelt kapen inglingilt, kes hoiab sädelevat iidset tarkust jumalatelt. See sümbol aitab mõista ja kasutada iidseid teadmisi suguvõsade ja esivanemate usu heaolu nimel. Taevane sigade märka, sümbol, mis tähistab Ramhata palee ringi. See on jumalate kaitse sümbol. Selle märgiga tähistatakse maa ja taevase tarkuse ühendust mineviku ja tuleviku vahel. Kaitseese vormis kasutati seda sümboolikat inimestel, kes olid astunud vaimse enesetäiendamise teele. Velese sümbol, taevane sümboolika, mida kasutati kaitseamule. Arvatakse, et selle abil on võimalik kaitsta armastatud inimest looduslike hädade ja igasuguste õnnetuste eest, kui armastatu viibib kaugel kodust, jahil või kalastamas. Äikesemärk, tuleline sümboolika, mille abil oli võimalik juhtida looduse ilmastikunähtusi. Äikesemärki kasutati ka kaitseeseena, mis kaitseb suguvõsade elamuid ja templeid halva ilma eest. Äikesemärk, taevane sümbol Jumal Indrast, kes kaitseb iidset taevastarkust jumalatel. Iidne tarkus, kaitseese kujutati sõjaväerelvadel ja soomustes, samuti ladude sissepääsude kohal, et sinna sisenedes kurjade mõtetega inimene tabaks äikest. Infrakõla. Tuunja on sümbol maise ja taevase elava tule ühendamisest. Tema eesmärk on säilitada pideva ühtsuse teed suguvõsas, seetõttu ehitati kõik tuleohvrialtarid, mis olid mõeldud veretuks ohvriks jumalate ja esivanemate auks selle sümboli kujul. Jänes, päikeseline sümbol, mis iseloomustab suguvõsa elu uuenemist. Arvati, et kui seada oma abikaasa raseduse ajal jänesemustriga vöö ümber, sünnib tal ainult poisse, kes jätkavad sugu.
Senitš sümboliseerib tulelist taevast Jumalat, kes kaitseb püha kustumatut elavat tuld, mida austatakse kõigis iidsetes õigeusuliste vanade inglingite suguvõsades kui igavest ja ammendamatut eluallikat. Vaime sümboliseeriv svastika pälvis kõige rohkem tähelepanu nõidade, tarkade ja ennustajate seas. See sümboliseeris harmooniat ja ühtsust keha, hinge, vaimu ja südametunnistuse vahel, samuti vaimset jõudu. Tarkade kasutatud vaimne jõud aitas juhtida looduse elemente. See sümboliseeris harmooniat ja ühtsust keha, hinge, vaimu ja südametunnistuse vahel, samuti vaimset jõudu. Tarkade vaimne jõud aitas juhtida looduse elemente. Vaimne jõud, sümbol inimese vaimu pidevast muutumisest, mida kasutati inimese kõigi vaimsete ja sisemiste jõudude tugevdamiseks ja koondamiseks, mis on vajalikud loovaks tööks oma iidse suguvõsa või oma suure rahva heaolu nimel. Tuhobor sümboliseerib elu algset sisemist tuld. See suur jumalik tuli hävitab inimeses kõik kehalised haigused ning hinge ja vaimu vaevused. Seda sümbolit kanti kangale, millega kaeti haige inimene. Vaimes vastikat kasutati kõrgemate tervendavate jõudude koondamiseks. Vaimes vastikat tohtisid riiete ornamenti lisada ainult preestrid, kes olid tõusnud kõrgele vaimse ja moraalse täiuslikkuse tasemele. Ingria sümboliseerib algset eluandvat jumalikku tule loomist, millest on sündinud kõik universumid ja meie päikesesüsteem Jarila. Kaitseese kasutuses on Inglia algse jumaliku puhtuse sümbol, mis kaitseb maailma pimeduse jõudude eest. Allikas sümboliseerib inimese hinge algset esivanemat. Taevased paled jumalana Tšiva, kus ilmuvad jumaliku valguse alla kehastamata inimhinged. Pärast kuldse vaimse arengu tee valimist läheb hing maale. Kalar tule uuenemise ja muutumise sümbol. Seda sümbolit kasutasid noored, kes olid astunud pühasse pereliitu ja ootasid tervete järeltulijate sündi. Pulmas kingiti peigmeestele ja pruutidele kaunistusi kalariga ja salardiga. Kavalat, tõusva Jarila päikese sümbol, igavese valguse võidu sümbol pimeduse üle ja igavese eluvõidu sümbol surma üle. Kavalati värvil on samuti oluline tähendus. Tuli sümboliseerib taassündi, taevaseid uuendusi ja musti muutusi. Kaljadnik, Jumal kaljadi sümbol, kes toob maale uuendusi ja muutusi paremuse suunas. See on valguse võidu sümbol pimeduse üle ja valguspäeva võidu sümbol öö üle. Lisaks kasutati kaljandit kui meessoost amuletti, mis andis meestele jõudu loovtöös ja lahingus metsiku vaenlasega. Ladi Jumala risti, armastuse, harmoonia ja õnne sümbol peres. Rahvas kutsus teda lädeneks. Kaitseamuletti kandsid peamiselt tüdrukud, et saada kaitset halva silma eest. Ja nii, et beebi jõud oli konstantne, kirjutati see suurele vaiale ringile. Molvenets on kaitseamulet, mis kaitseb iga inimese sugu suurest rassist kurja, halva sõna, silma ja suguvõsa needuse, vale ja laimu, vale ja süüdistuse eest. Teetakse, et Molvenets on Jumala roda suur kingitus. Taevane rist on taevase vaimse jõu ja suguvõsa ühtsuse sümbol. Kanti kasutati kui kehakaitset, mis kaitseb seda, kes seda kannab, andes talle kõigi tema iidsete esivanemate abi ja taevase suguvõsa abi. Naamnik sümboliseerib inimese vaimseid teid suure rassi suguvõsast pärast surma Migardmaal. 4 vaimse teed on loodud iga esindaja jaoks 4 suure rassi suguvõsast. Need viivad inimese tema kodusesse taevasesse maailma, kust Navia hing tuli maale. Novorodnik sümboliseerib taevast tulejõudu, mis aitab saavutada muutumist ja iidse suguvõsa suurendamist. Need viivad inimese tema kodusesse taevasesse maailma, kust Navia hing tuli maale. Novorodnik sümboliseerib taevast tulejõudu, mis aitab saavutada muutumist ja iidse suguvõsa suurendamist. Novorodnik kui võimas, kaitsev ja viljakas sümbol kujutati naiste särgid, seelikud ja vööd kaunistavates ornamentides. Obernik, inglise täht, mis on ühendatud keskel oleva päikese sümboliga, mida meie esivanemad algselt nimetasid vestiikuks, toob tervist, õnne ja rõõmu. Obernik peeti iidseks sümboliks, mis kaitseb õnne. Rahvas kutsub teda Mati Kotkoks, mis tähendab koti ema. Tulevik on tule sümbol Jumalroda. Tema kujutis esineb roda kuju peal, aknaraamides ja katuse rätikutes, majade ja akende luukides.
Seda kanti lagedele talismanina. Isegi Püha Vassili katedraalis Moskvas võib ühe kupli all näha tulesümbolit. Võitlemuru. See sümbol oli peamine kaitseamulet erinevate haiguste eest. Rahvas pidas seda, et haigusi saadavad inimesele kurjad jõud ja kahekordne tulemärk suudab põletada igasuguseid vaevusi ja haigusi, puhastades keha ja hinge. Telgsein. Taevane kaitsesümbol, tuntud kui vestik, kaitses rahvast. Posolon, loojangu sümbol, tähistas puhkust, loovtöö lõppu ja rahu. See kaitseamulet oli kaitseks mitte ainult suure rassi inimestele, vaid ka koduloomadele ja lindudele, samuti koduste põllumajandustööriistadele. Posolon, loojangu, puhkusele mineva erilapäikese, loovtöö lõpetamise õnnistatud suure rassi jaoks, inimese vaimse vastupidavuse, ema looduse rahu. Rodimikse, universaalse jõu, säilitades universumis algses vormis suguvõsa teadmiste järjepidevuse seaduse, vanadusest nooruseni esivanematelt järeltulijatele. Kaitseamulet säilitab suguvõsa Rodimikse, sümbol, mis säilitab suguvõsa teadmiste järjepidevuse seaduse esivanematelt järeltulijatele. See on amulet, mis säilitab suguvõsa mälu. Sümboliseerib valgustavat jõudu, aidates rahvaid, pakkudes toetust esivanematel. Kaitseamulet, mis hoiab suguvõsa mälu usaldusväärselt põlvest põlve. Rodovik sümboliseerib valgustavat jõudu suguvõsa põlvkonnast, aidates suure rassirahvaid, pakkudes pidevat toetust iidsetelt tarkadelt esivanematelt inimestele, kes töötavad oma suguvõsa heaolu nimel ja loovad oma järeltulijatele. Rassik, suure rassi sümbol, vägi ja ühtsus, mis on kirjutatud inglise mitmemõõtmelisse märki, omab mitte ühte, vaid 4 värvi. Iirise värvi järgi rassisugude silmad, hõbedane, taari rahvaste seas, roheline, haaride seas, taevane, pühade seas ja tuleline, rassenite seas. Rõžik, taevane sümbol puhtast valgusest, mis tuleb meie valgusallikast, erilapäikesest. Maise viljakuse ja hea küllusliku saagi sümbol. Seda sümbolit kasutati kõikidel põllumajandustööriistadel. Rõžik kujutati elumaja sissepääsu kohal, aitadel, riikidel jää. Risik, iidne kaitseamulettide suguvõsa sümboolika. See sümboolika kujutati algselt templite ja pühakodade seintel, altarikivide peal altarite lähedal. Hiljem hakati rassid sümbolit kujutama kõigis ehitistes, kuna arvatakse, et pole paremat kaitset tumedate jõudude eest kui rassit. Pulmakiri, võimas peresümbol, mis sümboliseerib 2 suguvõsa ühendamist, 2 elementaarse svastikasüsteemi, keha, hinge, vaimu ja südametunnistuse, sulandumist uueks ühiseks elusüsteemiks, kus mehelik, tuleline algus kohtub naiseliku, veelise algusega. Svaur sümboliseerib lõputu, pidevat taevast liikumist, mida nimetatakse svagoks ja igavest, elujõudude ringkäiku universumis. Arvatakse, et kui svoor on kujutatud kodutarbeesemetel, siis on kodus alati küllus ja õnn. Svoor, päikese pööripäev, sümboliseerib erila päikese pidevat liikumist taevakaarel. Inimese jaoks tähendas selle sümboli kasutamine puhtaid mõtteid ja tegusid, headust ja vaimse valgustuse valgust. Svarga, taevase tee sümbol, samuti vaimse tõusu sümbol läbi paljude harmooniliste vaimse täiuslikkuse maailmade, läbi mitmemõõtmeliste maade ja reaalsuste, mis asuvad kuldsel teel, hinge rändamise lõpp-punktis, mida nimetatakse õige maailmaks. Svarošik, taevase jõu sümbol jumal Svarogist, mis säilitab algses vormis kõik elu mitmekesisuse universumis. Sümbol, mis kaitseb erinevaid olemasolevaid mõistlikke eluvorme vaimse ja hingelise allakäigu ning ka täieliku hävimise eest kui mõistliku liigi. Svastika, igavese elu ringkäigu sümbol. See sümboliseerib kõrgemat taevast seadust, millele allub kõik olemasole. Seda tulelist märki kasutati kui kaitset, mis kaitses olemasolevat taevast seadust ja korda. Nende muutumatuse pealt sõltus kogu elu. Valgus. See sümbol kehastab 2 suure tulevoolu, maise ja jumaliku ühendamist. See ühendus loob universaalse muutumise keerise, mis aitab inimesel avada olemise olemust läbi iidsete aluste teadmise valguse. Svitavit, igavese seose sümbol maise vee ja taevase tule vahel. Sellest seosest sünnivad uued puhtad hinged,
kes valmistuvad kehastuma maapealses ilmas. Rasedad naised tikivad seda kaitset oma kleitidele ja sarafaanidele, et sünniksid terved lapsed. Salart, suuruse, viljakuse, toore maailma sümbol, kes saab valgust, soojust ja armastust päikese jumalalt. See on esivanemate maa õitsengu sümbol. Tule sümbol, mis toob külluse ja heaolu neile suguvõsadele, kes loovad oma järeltulijatele heade jumalate ja tarkade esivanemate auks. Esivanemate maa õitsengu sümbol. Tule sümbol, mis toob külluse ja õitsengu suguvõsadele, kes loovad oma järeltulijatele heade jumalate ja tarkade esivanemate auks. Päikeserist, vaimse jõu, päikese jumala ja suguvõsa õitsengu sümbol, mida kasutati kui kehakaitse. Tavaliselt andis päikeserist suurima jõu metsade preestritele, kriidnidele ja kmetitele, kes kujutasid seda oma riietel, relvadel ja kultuslike esemetel. Sol on iidne päikese sümbol, mis kaitseb inimest ja tema headust tumedate jõudude eest. Tavaliselt kujutati seda riietel ja kodutarvetel. Väga tihti kohtab Soloni kujutist lusikatel, potides ja muudel köögitarvetel. Sviatotar sümboliseerib iidset pühakut põhja esivanemate maad valgete rahvaste jaoks, Tarjat, mida tuntakse nüüd kui Hyperborea, Arktika, Põhjala, paradiisimaa, mis asus Põhja ookeanis ja hävis esimese üleujutuse tõttu. Strebožič, Jumala sümbol, kes varitseb kõiki tuuli ja torme. Streboga. See sümbol aitas inimestel kaitsta oma kodusid halva ilma eest. Meremeestele ja kaluritele andis ta rahuliku veepinna. Müürimehed ehitasid tuuleveskeid, mis meenutasid Streboga sümbolit, et veski ei seisaks. Jõuluaeg. Vaimse taassünni sümbol. Ja suure rassi valgustamine. See sümbol ühendas endast tuleringi taassünni, mis liigub mitmemõõtmelises inimelus, ühendades jumalikku kuldristi valgustuse ja taevase risti vaimsuse. Suasti liikumise, elu ringkäigu sümbol maal ja pöörlemise. 4 ilmakaare sümbol, samuti 4 põhija sümbol, mis jagavad iidset pühataariat 4 piirkonnaks või maaks, kus algselt elasid 4 suurt rahvast. Tage leek on kaitsva vaimse tule sümbol. See vaimne tuli puhastab inimhinge egoismist ja madalatest mõtetest. See sümbol esindab sõjalise vaimujõudu ja ühtsust, valguse jõudude võitu pimeduse ja teadmatus üle. Šarovrat on kaitsesümbol, mis kaitseb inimest või eset mustade loitsude eest. Šarovratit kujutati tulelise pöörleva risti kujul, arvates, et tuli hävitab tumedad jõud ja erinevad loitsud. Tulepaprika värv on tule sümbol, mis esindab vaimu puhtust ja oma võimsaid ravivaid jõude. Rahvas nimetab seda peruniõieks. Šarovrat kujutati tulise pöörleva ristina, uskudes, et tuli hävitab tumedad jõud ja erinevad loitsud. Sõnajala värv on tule sümbol, mis esindab vaimu puhtust ja oma võimsaid ravivaid jõude. Rahvas nimetab seda peruniõieks. Arvatakse, et see suudab avada maapõues peidus olevaid aardeid ja täita soove. Tegelikult annab see inimesele võimaluse avada oma vaimsed jõud. Arvatakse, et ta suudab avada maa sees peidetud aardeid ja soove ellu viia. Tegelikult annab see inimesele võimaluse avastada vaimseid jõude. Jarovik. Seda sümbolit kasutati saagi kaitseks. Seetõttu kujutati seda sageli aitade ja lautade kohal. Jarovrat, tule sümbol, Jara, kevadise valguse jumal. Seetõttu kujutati seda väga sageli lautade sissepääsu kohal, puuride, lambalautade, lautade, lehmalautade, jäärade ine all. Jarovrat on Jumala jarituline sümbol, kes kontrollib kevadist püha ja kõiki soodsaid ilmastikutingimusi. Hea saagi saamiseks pidasid inimesed selle sümboli joonistamist põllutööriistadele, adrale, sirbile, vikatile jne kohustuslikuks. Rassi simbol, 4 suurrahva külaliidu sümbol, järg ja slaavid. Arieri rahvad ühendasid omavahel rahvad ja hõimud, toarid ja haarid ning slaavi rahvad, sviatorid ja rassendid. See 4 rahva ühtsust tähistati ingli sümboliga taevases ruumis. Päikeseline ingliat läbistab hõbedane mõõkav, rahvas ja südametunnistus, tulekäepidemega puhtad mõtted. Ja terava mõõga otsaga allapoole, mis sümboliseerib iidse tarkuse säilitamist ja kaitset suure rahva eest erinevate pimeduse jõudude eest. Piirivalvur.
Sümboliseerib universaalset piiri, mis jagab maiste elu ilmas ja pärast surma elu kõrgemates maailmades. Iga päevaelus kujutati piirivalvurid sissepääsudele pühapaikades ja altarites, näidates, et need väravad on piir, kus ei kehti maised seadused, vaid vaimsed. Kalahort sümboliseerib kahtelist maailmavaadet. Valguse ja pimeduse, elu ja surma, hea ja kurja, tõe ja vale, tarkuse ja rumaluse pidev koosolemine. Seda sümbolit kasutati, kui paluti jumalaid vaidluse lahendamiseks. Ratibor on tule sümbol sõjalise vapruse, julguse ja mehisuse jaoks, mida tavaliselt kujutati sõjaväe soomustes, relvades ning ka sõjalistel lippudel ja vappidel vürstide sõdurite seas. Arvatakse, et Ratiboreti sümbol pimestab vaenlaste silmi ja paneb nad põgenema lahinguväljalt. Slavets on taevane päikese sümbol, mis kaitseb neitsite ja naiste tervist. Ta annab kõigile neitsitele ja naistele tervist ning abielus naistele aitab sünnitada tugevaid ja terveid lapsi. Naised, eriti neitsid, kasutasid Slavetsi väga sageli oma riiete tikandites. Tulevitsa on tule kaitsev sümbol, mis annab abielus naistele igasugust abi ja tõhusat kaitset taevastelt jumalannadelt tumedate jõudude eest. Seda tikiti riietele, seelikutele ja tihti segati seda teiste päikesesümbolite ja kaitsesümbolitega. Radenets, kaitsev taevane sümbol, kujutati beebivoodites ja hällides, kus magasid vastsündinud lapsed. Arvatakse, et Radenets toob väikestele lastele rõõmu ja rahu ning kaitseb neid kurja silma ja vaimude eest. Võimas Slavets on tule kaitsev sümbol, mis kaitseb viljakuure ja elamisi tulekahjude eest, peresid, kuumadest vaidlustest ja erimeelsustest, iidseid suguvõsasid, tüli ja kodusõdu. Arvatakse, et võimas Slavetsi sümbol toob kõikidele suguvõsadele harmooniat ja üldist kuulsust. Päikesesümbolid, kõikjal levinud svastika sümboolika oli väga laialdaselt levinud mitte ainult kultuurilistes ja igapäevastes ning sõjalistes tavades, vaid ka kultuurilistes ja jumalateenistuse, tseremoniaalsetes ja rituaalsetes tegevustes õigeusuliste vanausuliste seas. Ülal toodi välja svastika sümbolid, mida kasutati erinevates eluvaldkondades. Allpool on toodud jumalateenistuse sümbolid. Allatnik, taevane kõigi sugude sümbol suurest ühtsusest heade sugude seas, kes asustavad puhast svargu, saale ja elupaiku ilmas, kuulsuses ja õiguses. See sümbol kujutatakse altarikivil ohverdamise laua kõrval, kuhu tuuakse kingitusi ja palveid suure rassi suguvõsade poolt. Svatka, kaitsesümbolid, mida kantakse pühade katete ja rätikute peale. Pühade katetega kaetakse altarilauad, kuhu tuuakse kingitusi ja palveid pühitsemiseks. Rätikutega, millel on svatka, seotakse pühad puud ja kujud. Svatid on taevane sümboolika, mis edastab meie koduse tähtede süsteemi svati välist struktuurset kujutist, mida tuntakse ka kui perunoviteed või taevastiriit. Punane punkt ühe svati tähtede süsteemi varruka alumises osas sümboliseerib meie päikest Järilo. Sathana on päikeseline kultuslik märk, mis sümboliseerib püüdlust edu, täiuslikkuse ja seatud eesmärgi saavutamise poole. Selle sümboliga tähistasid vanausulised iidsete rituaalide süsteemi, mille abil saavutati suhtlemine jumalatega. Narayana on taevane sümboolika, mis tähistab heledat vaimset teed suure rassi inimestele. Inglise keeles sümboliseerib Narayana mitte ainult inimese vaimset arengut, vaid see on ka teatud uskliku eluviis ja käitumine. Sugusümbol, jumalik taevane sümboolika. Need sümbolid kaunistavad sugukujusid, samuti kaitseamuleteid ja käevõrusid. Arvatakse, et kui inimene kannab kehal või riietel sugusümbolit, siis ei suuda ükski jõud teda alistada. Thata, jumalik tule märk, mis sümboliseerib inimese sisemist ja välist struktuuri. Thata tähistab 4 põhielementi, mis on antud loojajumala poolt, millest on loodud iga inimene suurest rassist, keha, hing, vaim ja süda. Vaiga on päikeseline looduslik märk, millega me kehastame jumalanna Tarut.
See tark jumalanna kaitseb 4 kõrgeimat vaimset teed, mida mööda inimene käib, kuid need teed on avatud ka 4 suurele tuulele, mis püüavad takistada inimest oma eesmärgi saavutamisel. Abielu, 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 abielu. Taevane tule sümbol, mida kujutatakse kivise altaril, kus põleb kustumatu elav tuli kõigi auks. Kõigi taevaste jumalate, pulm, on tulevõtti, mis avab taevased väravad, et jumalad saaksid vastu võtta neile toodud kingitusi. Maritška, taevane sümbol, mis laskub Midgardimaale jumalikust valgust, see tähendab Jumala sädene. Inimesed suure rassi klannidest saavad seda valgust päeval päikese jarilalt ja öösel tähtedelt. Mõnikord nimetatakse Mareka langevaks tähiseks. Karuda on taevalik jumalik märk, mis sümboliseerib suurt taevast tulist sõjavangrit, vaitmarat, millel kõrgel olev jumal liigub puhtalt läbisvarga. Kujundlikult nimetatakse karudat linnuks, mis lendab tähtede vahel. Kujutatakse vise jumala kultuse esemetel ja muudel tarvikutel. Svastilised märgid ei olnud kasutusel ainult üksikute sümbolitena, vaid ka kudumise kombinatsioonis teiste ornamentidega. See harmooniline kudumine lõi ainulaadse mustri, mis ühendas mitte ainult ilu, vaid ka kaitsejõu ning tähendusliku olemuse. Ülal toodud ornament ühendab mitmeid sümboleid. See harmooniline kudumine lõi ainulaadse mustri, mis ühendas mitte ainult ilu, vaid ka kaitsejõu ning tähendusliku olemuse. Ülal toodud ornament ühendab mitmeid sümboleid. Looduslik slavek, roheline värv, mis toob tervist. Ülal toodud ornament ühendab mitmeid sümboleid. Looduslik slavek, roheline värv, mis toob tervist. Taevane õnnistus, sinine värv, mis annab kaitset, suguvõsa jumalatelt. Tähesid, kuldne värv, mis toob head saatust. Vaimse jõumärgi üks osa on punane värv, mis annab töökust. Siiavias on tikitud peamiselt naiste särkidele, see kaunistab särgi kraed ja varrukad. Antud mehe vööfragmendil on näha päikeseline kudumine, mis ühendab tule sümbolid. See kudumine sümboliseerib iidsete seaduste taassünni rahvast, viies harmooniasse suguvõsa ja loodusega, mitmevärvilise kudumisega esivanemate tikandites. See ühendav päikeseline kudumine sümboliseerib mitte ainult iidsete taevaste seaduste taassünni rahvast, vaid ka selle inimese, kes kannab seda kudumist, sisemiste, hingeliste ja vaimsete jõudude avamist. Need jõud viivad inimese harmoonilisse seisundisse oma iidsete jumalatega, oma suguvõsaga, ümbritseva looduseema, oma hinge, oma vaimu ja oma südametunnistusega. Svastiliste sümbolite kombinatsioon mitmevärvilise kudumise või ornamentidega. Meie tarkade esivanemate poolt kasutati oma särgikeste tikandites. Ühelt poolt on see väga ilus, aga teiselt poolt ka usaldusväärne, sest rannikute ornamentide olemus on tugev side inimese ja tema kaitsejumalate ning kõigi oma esivanematega. See on ka suur side inimese ja looduse-ema vahel. Looduse emaga seetõttu kaunistati päikesesümbolitega igapäevaelus kasutavaid esemeid, nõusid ja muid koduseid tarvikuid. Iga keeruline kudumine, iga muster kannab endas suurt ja sügavat tähendust. Ta paljastas vanausulisele inglingile universumi alused. Vaadates lõikelauda nägi 16 Svorogi ringisaali, mille kaudu kulgeb päike, mõistes, et seal elavad iidsetest valgusjumalatest ja esivanematest. Lastele kõigist slaavi arjalistest suguvõsadest avanes universaalne saladus inimese olemusest, vaadates kausijoonist. Nad mõistsid, et elavad javi maailmas ja on suguluses iidsete jumalate ja tarkade esivanematega. See sugulus hõlmab meiem ja ulatub mitmemõõtmeliste universumite peale, täidetud ingli jumalikku valgust, kus meie suure rassi ja taevaste suguvõsade järeltulijad elame. Nad mõistsid, et elavad mitmekesises javi maailmas ning on suguluses oma iidsete jumalate ja tarkade esivanematega. See suur sugulus hõlmab meie minkordi, kus meie suure rassi järeltulijad tulevikus elame. Enne seda peame vaimselt arenema, looma oma suguvõsade hüvanguks ja edastama kogemuse, kultuuri ja traditsioonid noorele põlvkonnale. Koolitades järeltulijaid peame näitama, kuidas elada vastavalt iidsetele seadustele. Enne kui see juhtub, peame vaimselt arenema, õppima looma hüvanguks ja edastama kogemuse, kultuuri, ajaloo ja traditsioonid noorele põlvkonnale, nagu õpetasid esivanema. Koolitades järeltulijaid peame avama neile iidsete
iidsete sümbolite ja märkide tähenduse, mida kasutavad vanausulised inglingid ning näitama, kuidas elada. Inimese teadlikkus universumist algab hällist vanemate ja vanavanemate jutustatud muinasjuttudest. Koolitades meie suguvõsade järeltulijaid, peame mitte ainult avama neile kõigi iidsete sümbolite ja märkide tõelise tähenduse, mida kasutavad vanausulised inglingid, vaid ka oma isikliku näitega, oma ammendamatu usu ja loova tööga näitama, kuidas nad peaksid elama mitte kauges tulevikus vastavalt suguvõsa iidsetele seadustele ja meie valgusjumalate taevastele seadustele. Inimese teadlikkus universumist algab hällist vanemate ja vanavanemate jutustatud muinasjuttudest magama minnes. Kõik need muinasjutud ja legendid on lahutamatu osa vedalikust pärandist, mille meie esivanemad meie jaoks hoolikalt säilitasid. Inimese teadlikkus universumist algab hällist vanemate ja vanavanemate jutustatud muinasjuttudest enne und. Kõik need muinasjutud ja legendid on lahutamatu osa vedalikust pärandist, mille meie esivanemad meie jaoks hoolikalt säilitasid. Teises osas räägime, kuidas toimus suure rassi noore põlvkonna kasvatamine iidsete seaduste, suguvõsa tavade, traditsioonide ja meie esivanemate vanade uskumuste inkliismi alusel.